vaata, kui minna. Nii hea on magada kapi otsas kastide peal. Käpakesed riipukil. Tea, kas tiiger magab seal kastis, et ta magab siin kõrval või? Ja teise kasti ei ole läinud, sest teine kast on vist liiga ahju lähedal, seal on liiga palav. No. Palli, mis sa teed? Oi. Ja millukene siin ka chillib. Vähemalt sõi. Poiss sõi täna, joo, sõi liha. Eile ei söönud. Üleeile sõi. Lihtsalt on, chillib. Vaatab aknast välja. Olen nüüd tal käpakest leotanud soojas soolavees ja pannud talle, mis ta ööseks sai, siis saialillesalvi ja nüüd päeval panin pepanteeni. Ja tal on siin üks ilus sokike jalas. Sellepärast, et ilma sokita ta ikkagi limpsib. Ta saab selle ümber päevalille ilusti limpsida, kui tahab. Nii et ma panin lihtsalt päevalille natukene kõvemini. Muidu paindus vist liiga hästi. Oi. Tubli poiss. Küll meil ära paraneb see. Tuleb, seal peab mingisugune asi ära mädanema lahti. Vaatame. Aha, ei ole tiiger kapi otsas kasti sees. Hoopis siin samas oli. Voodi peal laiali. Molli teise voodi peal laiali. Kus mina siis saan minna? Ma tunnen, et ma tahan ka minna voodi peale laiali. Aitab. Sai täna hommiku läbi pesu pestud ja osad tuppa toodud, osad on õues. Ilusti seal lehvivad tuulekese käes. Vihmakest pole hakanud tulema, nii et saavad seal väga hästi praegu hakkama endaga. Imelist pööripäeva, armas. Päike astub jäära 16:46. Siis on meie jaoks pööripäev. Oma võimsuse saavutanud. Aga tõotab tulla imeline päev. Ja praegu on maa veel valge ja krõbisev, aga päike on juba soe, juba soojendab. Koerad auguvad, kuked kirevad, linnud laulavad ja niiske maanteemüra kumab väga tugevalt. Astume sellesse võimsasse valgusaastasse. Koos. Praegu ongi meie see maandamise hetk ja see on nii mõnus, kui veel on selline sädelev maapind teemantitega kaetud. Ja hinga, armas, maanda ja hinga, sest tõesti see võimas energiavool, mis meie poole on tulemas ja nii nagu Rama juba eile sulle kirjutas, et väga võimas magnettorm on liikumas tõesti maale praegu, siis arvesta sellega ja maanda ennast ja joo ja söö vähe ja lähme sellest läbi ikka koos. Ja just niimoodi, eks ju? Joo, sina ka. Minuga koos siin väikest tervitad. Väike tiigrikene. Mis sa nüüd enam nii väike oled, aga? Soe oled, jaa, päike soojendab, sa oled juba soe. Vaataks maandus käib niimoodi. Jaa, niimoodi käib maandus, jaa. Ai, kui hea on. On hea, jaa. Nii hea on. Kurr. Jaa. Noori. Järgmise korrani. See kevade tulek. See ärapööramise päev on täitsa ära pööranud, tead sa. Võttis ette nüüd hommikus saadik. Kell 8 hakkasin ma juba pesusid pesema. Kell 9 vedasin ma juba vaipu välja. Osad on seal. Näed sa, tõkkepuu tõmbasin niimoodi, et ma sain vaibad sinna riputada, sest seal igal pool ripuvad pesud. Ka teise nööri peal. Ja jätkub. Ja ma saan aru, et ta täna muga niimoodi praegu teeb, et enne kevade algust, enne seda suurt pööramist
tuleb meil sees kõik ära pöörata. See, mis juba mitu päeva on küpsenud sees, see tuleb nüüd ära teha. Ja alles siis jõuame me portaali ja tundub, et see läheb täpselt sinna pööramise hetkesse. Vaatame. Ehk siis üsna enne päikese loojub. No päike loojub täna juba kella 6 ajal, ehk siis kui 16.46 on meie kevade algus ja pööramise aeg, siis näis, mismoodi ta meid juhatab edasi. Päike särab, linnad laulavad. Yes! Kannad ootavad välja tulemist. No nüüd, kui ta läheb, Miilo sai endale oma pesakese ka õue. Ta on tegelikult täna hommikus saadik siin ise ilusti väljas jooksnud. Nii et käpakene vaikselt vist põreneb. Ega ta ei taha, et ma teda vaatan. Aga ma nii vaatan, sest me oleme nüüd ju leotanud teda 2 korda päevas. Sool vees soojas ja hoidnud ja määrinud küll saialillesalviga, küll pepanteeniga. Ja nüüd see torbik on ikkagi aidanud, et ta lakkuda teda ei saa ja paraneb kergemini. Ja võtke 2 päikest, jah, nii tublid olete. Aga ja, kui ta eile ei käinud õues, eile käis ainult hommikul pissil, ise küsis, aga päev otsa vaatas aknast välja, mis me tegime Molliga, siis täna ta on hommikust saadik ise ka väljas jooksnud ringi. Seega on suurem paranemine. Hurraa! Kaagad ka siit välja, nad juba ootavad pikemat aega. On teil munetud või? Tüdrukud, kas munad on tehtud või? Muidu teil jääb munemine poolele. No tule tibukene, tibukene. Päike on kõrgel ja soe. Muidugi tule. No lähme. Ja ei mul käes ei ole saia, vaid on klopper. Nii et tulete ise ussikesi otsima, ei anna praegu saia. Tere. Tibukene. No, ja. Joo, pop. Pepud on muutusteta. Ei tea mina, mis neil seal. Me võtame praegu need vaibakesed ette. Toas jäi mööbeldamine pooleli, aga tuli kätte klopper. Seega. Ja, ma ei ole tolmuimejat kasutanud. Läheb vist 7. aasta või? Mulle väga meeldis mu sõber Robert, ehk siis esimene tolmuimeja robot. See Robert oli üks väga tugev abimees meil ikkagi. Üle 10 aasta vist pidas vastu. Aga neid tolmuimejaid ja siukseid asju pole mul tõesti olnud juba väga ammu. Ja kuna ma siis ja nüüd olen olnud mööda erinevaid kohti eriti tihedalt, siis mul on omal paar vaipa, mida ma kaasa olen vedanud, et see ootab ka nüüd suve, et saaks jälle ära pesta. See on villavaip ja seda talvel kuidagi väga ei puhasta. Nüüd tuleb ta suvel sisse määrida ja voolikuga ilusti ära pesta. No nii, minu töö on tehtud. Edasi teeb tuul ja päike. Need ma seal kloppisin, kuumutavad ennast auto peal. Ehk siis mu teisikese ja škoodakese istmekatted, eks ju, see oli üks suur pikk kaltsuvaip, millest ma tegin Škodasse istmekatted ennem Euroopa reisile minekut ja nad on nii hästi meiega kaasas käinud ja vastu pidanud, et praegu nad said klopitud ja lihtsalt tuulduvad ja võtavad päikest. Näha kohe, et üks on vähem kasutatud. Üks on nii palju heledam. Need tuleb ka nüüd ära pesta. Need tulid autost ja teine on toas, see puhtam portaali põranda peal. Vot nii. Jaa. On imeline päev, et tunda ennast elus. Me tegime aasta suurpuhastuse. Söönud oleme ainult hommikul. 2 korda külmaveega pesnud. Kohe lähme koos portaali. Mis meid seal ootab? Me ei tea. It's a beautiful day to feel alive.
nii palju tähti. Ei jõua kõik siia. See on uskumatu. Sa vaata, Teemantväli on õue peal. Ja hommik. Veerand 8 ja sa vaata, kus päike juba on. Oh my god, ta on astunud nii suure sammu vasakule. See tähendab, et ta on tõusnud juba ju siit. Mitte sealt enam, vaid siit, sest ta on nüüd juba seal. Pole veel 7:30 kell hommikul. Vau, imeline. Ja on tiiger, nii imeline on. Jaa. Miilakene, istud ka Teemanti välja peal. Teemantväli on meil siin ja siin saab jalutada hästi. On nii, sulle ka meeldib siin minuga jalutada, jah? Sulle ka meeldib siin minuga jalutada. Kõik niimoodi sätendab ja sädeleb, see on nii armas. Kõik sätendab ja sädeleb. Saed juba käivad ja suukured huilgavad. Ma ei tea, kas see sädelus sulle paistab, aga igal sammul on nii lahe sädelus. Kuuled, kus hüüavad. Kus te lähete, Miilokene, ära mine, sa ju hoiad käpakest vahepeal üleval, ära mine kaugele. Miilo! Need ka lähevad. Ju siis on vaja minna. Jäävad mul täna koju selle käpakese pärast, ma ei võta kaasa. Läheme tähistame seda uut algust. Rõõmuga ja lauluga ja saunaga ja tiigiga ja ikka kiissakodades ja kus sa oled? Suli? Suli tegi ju selja taga nõu, no ma ei näe teda. Ei tea. Pidin suga jagama seda imelist kalast hommikut, sellepärast et see oli nüüd see viimane asi, mis minu lumehunniku ämbrist sai päästetud, ehk siis need väga hästi pidasid vastu. Ehku peale jätsin viimaseks, päästin ennem liha ära. See tomahawk oli viimane siis, mida ma steikideks lõikasin, sest ta oli nii paks. Ja jäid mul vaakumisse veel külmkappi haugifilee ja säinas. Ja täna nüüd ma tegin hommikul need ära. Ehk siis lumi on ammu läinud, eks ju. Nad olid ammu juba üles sulanud ka. Nad lihtsalt seisid seal lumehunnikus seni, kuni see veel neid hoidis külmas. Ja nüüd nad veel lisaks olid tavakülmkapis oma vaakumpotikestes. Ja nad olid veel täiesti, kuidas ma ütlen, ma ei saa öelda elus, aga minu jaoks on toit on seni elus, kuni ta ei ole läinud ise käest ära täiesti, et jalad alla võtab ja läheb ära. Ehk siis ta ei lõhnanud veel, tal ei olnud mingeid tunnuseid, et ta oleks läinud käest ära. Ja siin ta mul on võiga praetud soola ja natukene õrnalt pipart. Imeline, aitäh. Usaldan. Päike valmistub seal. Näed, sa juba kiired näitavad meile. Sealt peaks tõusma täpselt sealt kuuse kõrvalt. Sealt, ma arvan, selle pildi järgi.
Siin käib üks korralik maandus. Pallike maandab ennast siin ju. Laulavad, hüüavad, soobured hüüavad, huilgavad. Seal on ka kõik triibuline. Kell oli just 5:55, kui ma välja tulin. Nii lahe. Lähme. Lähme veel mõnname, tegi all natuke ju. Kes seal veel üleval kolistab? Tiigripoiss ka veel tuleb alla. Joo. Need tulid 3 ajal välja juba. Nüüd tahavad tuppa saada. Ja lähme. Kes on isa? Isa, mina. Vaata, kuidas need nunnad siia ennast sätivad. Ma käisin vahepeal ära, tõin omale süüa, kui ma videot monteerin, tegin omale kala soojaks. Ja siis nad on kahekesi siin kõrvuti ja ootavad, et ma poeksin oma jalgadega ümber nende, siis nad on siin pesas kahekesi. Ja Miinukene on seal jalutsis, ei tea, mis ta seal üksinda konutab niimoodi. Miinu, sa võid siia kõrvale tulla, tule siia. Aga nüüd ja, mis teete siin, kallistate või? Joo, kapakene mulli peal ja see on hea pehme villane padi sul ja tüdrukud kahekesi olete siin. Joo, olete nonnad, olete ju. Joo, olete minu väike kassimammakene. Joo, ütled, et olen sinu oma, joo, armastad, joo. On manna ja vaata, kuidas jaba sul. Võta omale siia. Tulid lähemale ja keerasid ennast täpselt siia kaussi. Hommik. Täna meil siukene tupsuline taevas, vaatab vastu, kui me õue tuleme. Kell 3:07. Maa on jälle valge ja päike on juba üle metsa, aga näed, sa vist lähebki sinna tupsude sisse ära. Ilus on, vaat, nagu merepõhi. Kes need karjuvad? Naabrilambad karjuvad. Seda ilusat ja imelist päeva, mis on alanud, eks ju. Tänane mõte ja plaan oli see, et viia ära siis see teistele kuuluv vara sinna, kus ta peab olema ja et ei oleks siin võõras rauakolakas minu õue peal. Tead, mis värk on või? Käima ei lähe. Kutsusin naabrimehe appi, et ta tõmbab mu käima. Selline asi meil siin. Kõik on peal ilusti ootavad minekut. No küll on tore, Daisy näitab mulle veel iseloomu siin ka. Saime ilusti ja mul olid krokodillid aasta tagasi ostetud igaks juhuks, nii et nüüd oli neid siis vaja selleks, et õue pealt ära saada. Ja võtame suuna sihtpunkti, kus ma saan kokku siis Merikesega, et sõita üks ring läbi Eesti. Meil tuleb täna väga tegus ja seiklusrikas päev. Läheme käime. Ja sihtpunkt hetkel on Vasula lihapood. Lähme vaatame sealt, mis me saame, koertele, kanadele, mulle. Ja siis on meil suund Tartu ja Tartust Pärnu. Õigemini veel isegi natuke edasi. Ja siis me vaatame juba edasi, kuidas ja mis, sellepärast, et seal on üks sihtmärk, mida ma olen nüüd siis väga kaua tahtnud. Räägin sulle edasi siis pikemalt, miks just sinna.
otsapidi oleme me jõudnud Pärnusse. Meil on käidud Audrus ja ma ei teinudki sealt sulle ühtegi pilti ega ühtegi klippi, kus õuduses me tegelikult ära käisime vahepeal. Aga me läheme praegu siia ja siit me Karbiga ära läheme. Ja vaatame pärast, mis me siit saime. Siin on nüüd mingit avastamisrõõmu. Mis me siin sees on? Hakkame ja vaata, mis meil siin sees on. Oota nüüd ära, räägi nii palju mul videosse. Väga uhked asjad. Me kõike saame maitsta. Jõudsime koju tagasi. Luna vaatab pilvede vahelt. Ja 12,5 tundi oli meie seiklus siis pikk ja nüüd me oleme tagasi. Ja eesmärgid said täidetud selle päeva peale. Hurraa! Kellakene lööb siin ilusti. Lähme pakime asjad ilusti. Kisu on siin väikene. Tule tuppa, tule, tahtsid tuppa tulla, tule. Paneme hauatule ka, Suli ka tuleb. Suli, tule. No, tule. Tuled või? Suli. Näed sa. Toidukauss on teil siin. Opsti, palun. Palun. Kiisud ja söögid said koju ja siis said mõned riidepuud ja veel mõned asjad ja kõige suurem saak, mille järgi sai käidud. Kõige suurem saak, mille järgi sai käidud, on see siin. See sügavkülmakapp, mille järgi ma käisin läbi Eesti. No, ma lasen tal nüüd seista ja panen ta puhastuma sest ta tihend on kakane. See tuleb puhtamaks teha, aga iseenesest on ta täitsa korras ja okei. Selle ma sain 55 euroga, sellepärast ma ta järgi sõitsin. Ja ta ära tõin, sest siin on ka teise ringi külmkapp ja see on soomlane, see vist on sakslane Haier nime järgi. Ja see sakslane või soomlane töötab siin jumala hästi, nii et ma loodan, et see väike sakslane ka teeb oma töö ilusti ära. Tahab puhastust saada. Vot sellel ma käisin järgi siis täitsa Pärnumaale, sõitsime läbi Tartu, sest seal olid teised tegevused, teisi läks Tartusse ja sai liha toodud, nii et nüüd tulebki liha jaoks kapp tööle panna. Ja paar leidu oli mul veel. Ma sain 5 euroga omale rattakiivri ja siis ühe ilusa kannu, veekannu. Mul ei olnud veekannu ja see kann ütles mulle, et tema väga tahab minu juurde tulla. Ja võt selle kannu ma ka. No ja muidugi seljalt läbi minnes võid ja kodujuustu ja toorpiima ja kitsepiima keefiri ja need asjad, mida ma siit ei saa niikuinii enam oma lähipoodidest. Vot sellised leiud ja saagid olid meil täna. Pool piima ma jäin tee peal ära. Jam. Teen nüüd ka omale sooja piima ja lähme tuttu. Hakkame pesema lõpuks. Ta on nüüd öö on möödas ja ma eile õhtul pritsisin ta sisse. Nüüd ma võtsin sooja vee ja kindad ja teen ta puhtaks ja panen seina, siis saame teada, kuda tema töötab ja saame külmakastist liad ära pakkida siia. Vot nii, hakkab pihta. Ai, nüüd tulevad kõik mul seda teenat siblima siin. Tiiger püherdab, kannad vaatavad, mis sa teed. Sul ei anna rahusi kass või? Kohe nii uudisimu on või? Ai, ajas turjo kohe vile ja kass tõmbas ennast eemale igaks juhuks. Siin
peaks väga palju olema külvanud. Eelmise aasta lilleseemneid ei tea, kas siit tuleb miskit ise. Eks me näeme. Te olete ju ka selle igatepidi laiali siblinud. Ja lähme siit. No mis sa siin teed mul, mis? Ja margareetad tulevad ka juba uusest välja. Siin on need pisikesed tulevad. Ja teie olete ka pisikesed ja kõik olete pisikesed. No mis siin toimub? Suli, mis sa mu uue tagi peal siin lamad, tüüp? No Miil on ilusti siin otsa peal võtab päikest. Miil on ikka väga õnnetukene meil. Ma tahan seda üle käia nustikuga. Ma tahan selle tagi enda jaoks teha. Näed sa, istusin ise nüüd peale. Ei saagi kätte. Näed sa sellise reserdi tagi leidsin eile. Täitsa nahast ja üsna ilusas korras. Lukk töötab, näed sa, lähe käitud. Näha, taskute järgi on alati näha. Tasku ja krae järgi. Ja need on täitsa kulumata, nii et on lihtsalt natuke pleekinud, sest ta muidu on olnud rohekas. Siit, kus pole pleekinud. Võib-olla on seisnud kuskil akna peal, ei tea. Varuka otsad natuke reedavad, et näe, mõnikord on ikka kantud ka. Nii et hakkan praegu Super 10-ga käin ta üle ja annan päikesele tööd ja... Aga Miilukene, näita meil oma varvukest. Näita seda lallukest siia. Tule näita siia, mis siin toimub meil. Ta ei ole ikka sul tegelikult ära päris paranenud. No, mis sa ette tuled, Molli? Miks sa ette tuled? Kuule, Kadekops. Kopsi! Sest Miil on hästi õrnake ja hästi õnnetukene. Ta ei ole terveks saanud. Tule siia. Ta hea meelega on toas või siis, kui ma tulen istun siia, võt siis ta siin istub hea meelega. Aga muidu ta väga ei taha. Meile leidsime tal kintsu seest ühe tüki. Ühe sellise ikka kohe pöidla otsa suuruse tükikese. Ei tea. Pean hakkama teda läbi kompima, kas ma leian veel midagi või? No jaa, muidugi sul on hea, kui ma siin sügan. See on alati olnud hea. Aga peab vaatama seda tükikest hakkama jälgima või... Ja kas peab sind ka kompama või? Mis? Oi, mis meil siin nina otsas on sots. Sota. Meie aeg. Võrkiike ei saa minna, muidu mõtlesin, et läheks hea meelega võrkiike, aga täna on jälle nii kõva tuul, et ei saa minna. Siin on hea. Tõin Tigulast munad ära, selle pesa oli mune täis. Nii lohe. Õnneks mul oli topsik kaasas. Vaata, kui suured munad on Tigudel tulenud. Need on nüüd suured tüdrukud. Näed sa. Ma toppisin taskut täis ja nii 10, 15. Siin on nüüd kahe päeva ja pluss. ei lähe kinnigi nii suured munad. Näed sa, kui kõrgel päike on juba, eks ja tipud ise juba läksid jälle pudule. Viisin neile veel kodujuustu. Ja nüüd viin neile öölambi. Joo. Oletegi kõik jälle hunnikusse roninud, jah? Veel ei ole. Okei. Olgu, ma panen teil selle lambikese ära ja... Kus me oleme? Me oleme omadega täpselt nii kaugele jõudnud, et me saame hakata oma külmakappi pakkima, sellepärast, et ta on nüüd olnud piisavalt juba ennast külmaks teinud, nii et ma saan ilusti sinna kõik asjad ära pakkida. Vaata, mis siin on. Siin on kutside toidud ja siin on tallekest ja siin on ilusat konti ja siin on hakkliha, nii et paneme kõigepealt hakkliha portsudesse. Just seda me teemegi. Nii, see on nüüd segu hakkliha ilus.
siin on üks pasteet ka mul. Miiloksa konti tahaksid ja tal ei ole väga söögiisu igasugust. Väiksemaid kilekotid peaks olema. Ma tahan teha väikesed portsud. Aga noh, see on ka enam-vähem okei. Nii. Mine ilusti. Niimoodi tahan, et on. Siis on hea lihtne sulatada, mida õhem ta on. Nii. Esimene liistakas. Teeme kohe teine liistakas. Siit saabki 3 portsu ühest. Ja enam mul ei ole vaja siin tõmmelda ja mõelda, kuidas ja mis. Sellepärast, et mul on nii hea sügavkülmakapp nüüd. Teine liistakas. Võtame aga kolmanda. Tegelikult ma ei pea seda siit isegi võtma välja. Ma jätan selle siia. Ta jääb siia. Nii. Kolmas liistakas. Mõtlesin, et tegelikult peaks vaatama pakendikeskusest, kas on head paberit, sellist lihapaberit, mille vahele saaks need liistakad hoopis teha, et ei olekski neid kilekotte. Ma millegi pärast arvan, et on, ma pole kunagi vaadanud. Ja need on nii jääs, et seda saaks pool ära võtta, sulad lahti võtta ja siit ka pool sulas. See on täitsa jääs. Nii hästi mu külmakast vähemalt pidas. Need siis võtan, selle panen otse, seda ei külmuta ja selle panen siia. See on kutsade toit. Kutsade toortoit. Selleks on meil ju need kotid seal teises kotis. Nii. Üks, kaks, kolm, neli. Umbes nii. Üks, kaks, kolm, neli. Nii ilusad väikesed tükid. Vaata, kui ilusad. Ma ei tea, kes kui palju on üldse prepareerinud oma toitusid niimoodi ette, et ta teab, mis tal on, millistes pakkides. Kindlasti paljud teist seda teevad, aga paljud ka mitte. Ja ma mäletan, et väga hästi me tegime seda USA-s, meil oli seal hästi ja suur külmkapp ja kõik asjad said tõesti niimoodi portsudesse ära pakitud. Ja küll on hea nüüd neid võtta. Nii, ja saimegi valmis. Ma saangi viia nüüd kappi ära ja hurraa, hurraa, hurraa. Nii, võtame ühe posti. Kus sa nüüd siis näed? Paneme su kõrgemale natukene.
kasti. Siin on veel siukene lahe skaala ka peal, et mis meil siin sees siis on. Me saame siia panna, et meil on liha. Mis asi see on? See on ka nagu liha. Teagi, mis see on. Ma panen ikka siia. Nii. Näed sa. Paneme nüüd mitte liiga tihkelt. Nii, et neile jääb ilusti ruumi. Ühe paki me jätame välja teile. Ja 3 pakki paneme siia. Nii, ja siis paneme teise kasti teie hakkliha. Ja ongi kõik. Praegu paneme need siia. Jah. Juhatuse tulemus siis siin ta seisab. Haier, see on Hiina tootja, Hiina firma, kes tegelikult siis toodab Hiina turule. Ei tea, kuidas ta siis on kuskilt Euroopa kaudu jõudnud siis nüüd siia minu juurde kööki ja väga heas seisus kapp. Läks siia meil nüüd kutsataakliha. Ja läks minu hakkliha ja meie kõigi kondid. Vot nii. Nii vaikselt töötabki ja väga kiiresti. Tunni ajaga oli tal -18 sees ja veetest ka paari tunniga sai sellest kuubik. Nii et ideaalses korras masin. Ainuke asi, mida sa nägid, oligi see tihendikene on värvi muutnud, eks ju, aga ta peab hästi. Roheline indikaatori tuli ei põle, aga töötab, ma ju näen ja kuulen. Punane läks nüüd uuesti põlema, kuna me tegime ust lahti. Ja see kollane on see kiir külmutajaga, seda pole vaja, ta niigi kiire. Väga hästi, väga happy. Aitäh sellise imelise juhatuse eest. Meie hommik 1 on siin oma hädadega. Teisel kõht teeb, näed sa, panime talle siia nüüd soojaveekoti kõhu peale ja pakin ta siia teki sisse, et ta ei lähe kuskile. Sest ta kriuksub siin juba mitu tundi mul. Käis korra õues kakal, ei tea, mis teil siin jälle on. Tal see kõtu vahel teeb niimoodi. Ja mõmmi ja. Mõmm on. Mõmm ja. Las ta nüüd soojendab teda kriuksukat. Ole rahulikult. Ja kõik hästi. Ma ei teagi, millal tal oli. 6 aega tagasi, siis ma andsin talle päeva peale mõned probiootikud ja hoidsin soojaveekotti. Ei tea, mis see on sul ju. Ei tea. Kõik ta teeb. Miilun jutsub. Sina mõmised. Kas nii suured muutused teie sees toimuvad või? Toimuvad nii suured muutused teie sees või? Minu sees ka näe. Minu näpukesed siin, indikaatori näpukesed. Juh. Aga me teeme edasi seda, mida me siin oleme alustanud, mida ma ammu olen tahtnud sulle anda ja teha. Vot seda teengi praegu. Loon ilusaks selle tabeli. Oma sotakota tabeli loon ilusaks. Joo, tuulik on valmis. Võtsin ette selle järgmise toreda jackpot leiu, eks ju, kui ma ju sõitsin sinna Pärnumaale selle sügavkülmiku järgi, siis mul tuli mõte, et mul on ju veel vaja 2 asja. Mul on vaja nahktagi, mida ma juba mitu aastat otsin, ja mul on vaja nüüd ju rattakiivrit. Rattakiiver, Championi oma laste oma roheline, ootas mind seal ja samamoodi see oliivroheline reservdi tagi. Nagu sa näed, on ta imelises conditionis ehk siis seisundis, tal ei ole väga kulumisjälgi isegi ja mida ma teen? Mina oma lühikeste käppadega lõikan ära mansetid, ma leidsin, et mul on isegi õige niit, täpselt õige niit ja no üllatus, sügisel ma ostsin ka Abakanist omale nahanõelad. Nii et läheb lahti ja siis on mul ka tagi, tutikas tagi. Sa vaata seda voodrit, sa vaata seda.
Vot niimoodi need asjad ongi juhatatud, et kui oli vaja sõita need 100 kilomeetrid ja teada, mida on vaja, siis kõik need 3 asja ma sealt sain kätte. Lisaks veel, vaata, selle nunnu, sest mul polnud ka ilusat veekannu ja see rääkis muga kohe, kui ma teda nägin. No ta lihtsalt on just täpselt see nunnu. Aga nüüd me hakkame varukaid maha lõikama, õigemini õigeks tegema. Hurraa! Mis meil siin on kõik? Tuleme siia õue peale korra. Kes sealt tuleb? Selma tuleb. No, Selmakene. Ma lähen. Oi, see on päris mõnus. Ei ole nii külm. Tuul on ja pilves on. Kõik on väga pilves. Aga mu kuiv on. Milline siirutus. Magasid või? Magasid laka peal. Kassimama. Lähme tibulasse. Vaatame, kas tibud tahavad tulla välja või taha. Nad võivad tulla, praegu on kuiv. Viime neile valgust. Teeme ukse lahti. Eks nad ise otsustavad. Tere, kaagad! Tere, kaagad! Tahate õue minna või? Ma võin teid lasta, ma olen ise kodus ja kuiv on ka, siis teil on hea õues olla, parem kui siin külmas keldris. No, tahad saia mu käest saada, tahad jah? Tule. Võta. Kohe lennuga tulid, suure lennuga, jah. Vaata nüüd. Nad ei pirige. Ja see sai tuleb suurte tükkidena, ju. No, see ongi, nad teevad siukseid saiasid, aga noh. Saate seda, mis on. Ai, muidu sa võtad natukene mind ka. No see on liiga suur tükk sulle, mis sa kätte said. Aga küll nad lõhuvad ära. Ta hakkab seda nüüd tuustima ja küll ta siis saab tükid kätte. Või mulle teie pepud ei meeldi endiselt. No mis see loodus teeb nendega? Mis see loodus teeb teiega? Saate ennast korda ka või hakkavad teil suled tagasi ka kasvama või? Ai. Ja ma panin just omale uue kreemiga näpud kinni. Ma pean neid ikka täitsa kinni hoidma päeval ka, et ta ei lõheneks katki, ta peab kinni hoidma. Kui ma jõuan apteegini, siis küsin, kas neil pidi olema spetsiaalsed sõrmeotsa plaastrid kompiidil. Vaatame, kas saab. Aga mul on tunne, et ma toon rohelist spreid, sest et see mustu ja ühed riibiku pepud, need on väga punased. Teised on okeid. Ei saa aru. No mustul on permanentselt kogu aeg ühtemoodi punane. Noh, selle peale ta šitub meile siia eetrisse. Teistel on okeid. Perlal on lihtsalt roosa, teised roosad siuksed. No näed ise, mustul on kohe nagu signaal. Ja võt see tagumine triibik ka, see on ka seal punase pepuga. Joo, poi. Ruunil on roosa. Nüüd mu pisike on siin, ma olen teda masseerinud. Sellepärast, et ma leotan ta käpakest. Käpake vaikselt paraneb. Praegu ma leotasin ja panin ta laaloed, et võtta hoopis jahendada teda. Ja me avastasime tal üleeile kintsu seest. Siin on üks muna, selline pöidla otsa suurune muna. Ma ajasin praegu tal siit villa maha ja masseerisin seda kastooriliga ja panin talle mähise ööseks. See teeb soojaks ja hakkab teda ehk seal lahustama. Kõik see sama käpakene. Teine käpake on ilus, vaata. Ilus, puhas, valge. Aga noh, see on tumedam, sest tal oli uudine solv ja ta on märg ja ja näha, et siin on see kolle olnud vist, mis kõik paiste ajas. Küll ta vaikselt siin paraneb ära. Praegu on ta nii mõnusalt lõdvestunud peale oma massaasi. Kastoorili teeb soojaks, pehmeks, kõik. Nii et ma õnneksin või? Pisikene. Väike kallis meelub poiss. Joo, minu pisike poiss.
tahaks see topeltosa sulle siia lõua alla tulla. nii.